Mina näen seda täna nii, et lapsepõlv on väga oluline koht, mida märgata, kus me saame muutuseid teha täna. Et kui me lapsepõlvega kursis ei ole, et ma tean paljusid inimesed, kuna ma olen terapeut, siis ma tean inimesi, kes ei mäletagi oma lapsepõlve, ma ise olin üks nendest, kui ma alustasin. See tähendab seda, et sa ei taha seda mäletada, keha ei ole valmis meenutama seda, aga kui me ei tea, kes me olime, siis me ei saa teada, kes me oleme. Et kui ma nüüd hakkasin selle enesearenguga tegelema, siis ma pidin vaatama sinna, kes ma olin, et saada teada täna, kes ma olen. Ja mina usun seda, kuna ma ei tea täpselt kõikide lugusid, sest kõik me oleme erinevad ikkagi. Aga minu enda lugu on see, et lapsepõlv ja nooruspõlv on need kohad, kus siis ma olen saanud mingeid traumasid, mida ma siiamaani endas korrastan, mis saadavadki, et on niisugune 2-3 traumat, mis tegelikult saadavad mind ja kiht-kihi haaval siis tervenevad praegu. Et ma saan aru. Seal on need lood, et tegelikkuses on hästi lihtne kõik, et kui ma tulen südamesse, tulen oma kehasse, luban endal seda emotsiooni tunda, inimene on minu juures, kes pakub mulle seda ruumi, ta ei taha mind muuta, ta ei taha mind parandada, ta ei taha mind õigustada, ta ei taha mind alandada, vaid ta lihtsalt võtab mind vastu sellena, kes ma just parasjagu sellel hetkel olen nende tunnetega, siis ma juba ise tervenen. Sest tegelikkuses me ei tee midagi, aga et seda ruumi pakkuda, pead sa ise olema heas kohas endaga.